Ma lähen. Mis toimub? Ole vait või muidu lähevad asjad koledaks. Nüüd kõnni ise, kui sa ei taha, et me sind edasi veaksime. Me saime ta. Tule. Mis toimub? Tule! Mis toimub? Laske mind lahti! Lase mind lahti! Laske mind siit välja! Halloo! Mida ma siin teen? Sellest pole kasu. Mida? Nad ei lase sind siit välja. Mis koht see on? Ma pole kindel. Miks ma siin olen? Oleneb sellest, mida sa tegid. Ma jooksin metsas, tahtsin koju tagasi minna ja siis ma kukkusin ja ei, seal oli nõel. Jah, nad olid see nõeli sinna pannud ja ma kukkusin selle pärast. Ja kui ma ärkasin, vedasin nad mind siia. Siis ei tea ma, miks sa siin oled. Kõik teised, kes on siin olnud, leidsid ise selle koha. Seda mul nüüd küll vaja polnud. Aga miks sina siin oled? Ma ärkasin siin. Ma mäletan, et sõda oli, ma jooksin sõjameeste eest ära ja kopeldasin kivi otsa. Ma ei saanud edasi liikuda ja ma ei tea, mis edasi juhtus. Kui kaua sa siin olnud oled? 9 aastat. Ma elasin metsas Au, see teeb haiget. Mis juhtus? Mu haaval lahti tulnud. Nende sidemete eemaldamine polnud nii hea mõte. Miks Grace lihtsalt ei lasknud nendel arstidel seda haava õmmelda? Sest niimoodi nii palju paremini ja kiiremini paranenud. Kuidas sa selle haava said? Ma hüppasin teise korruse aknast alla klaasikirtude sisse. Miks sa seda tegid? Koolimaja pandi põlema ja mul polnud väga muud valikut. Mis sa arvad, kas meid leitakse siit? Mul on kahju, aga arvatavasti ei. On väga väike võimalus, et see koht siin leitakse. Anna-Liis? Ema? Ma arvasin, et sa oled surnud. Ma arvasin sinu kohta sama. Miks sa siin oled? Kõik oli nii, nagu ma rääkisin. Jaa, aga miks nad sind siin niimoodi hoiavad? Ma ei tea, aga mis juhtus pärast seda, kui te edasi jooksite? Eelika peitis mind põõsasse. Tema ja Liina peitsid nad mingisse väikesesse külla ja olid seal mõnda aega. Lõpuks nad läksid lossi tagasi. Ja sina? Ma ootasin põõsas, kuni tundus, et on ohutu välja tulla. Vaiklesin metsas ringi, aga leidsin 3 minu vanust last. Amelia, Laara ja Andreas. Nad olid ka oma vanematest eemal. Laara elas oma vanematega metsas. Jäime Laara koju elama ja olime seal 9 aastat. Aga meid leiti üles ja viidi lastekottu. Hiljem, kui ma kukkusin, leidis Albert mu. Ja ta teadis, et see olen mina tänu sinu antud kõrvatõngele. Ma imestaks, kui ka sina mu tänu sellele kõrvatõngele ära tundsid. Tore, et sellest kõrvatõngest on sulle kasu tulnud. Kuidas teistel läheb? Ma mõtlen Liinat ja su isa. Liinal läheb vist hästi, aga Alberti kohta ma pole nii kindel. Ma pole temaga väga palju rääkinud, aga Albert abiellus uuesti. Ja ma olen päris kindel, et see on mingi kuningliku põhjuse pärast. Aga päris kindlasti pole see armastusest. Miks sa arvad, et see armastusest pole? Grace, ta on lihtsalt võib-olla hull. Hull? Ta on üks põhjustest, miks ma metsast tagasi olin. Ma jooksin ära. Jooksid ära? Pikk lugu. Ma arvan, et meil on aega. Ei, meil pole aega. Mis mõttes? Me ei jää siia. Me põgeneme. Ma olen seda proovinud. See on võimatu. Nüüd pole see üksi. Mul on plaan. Mis plaan? Küll sa näed. Ära ainult endale viga tee. Ma ei saa midagi lubada.
aga lähme magama, homme tuleb suur päev. Kuna homme saan ma veitsid välja. Ära liiga palju palun looda. Mida sa teed? Aha. Mis juhtus? Anneliis su taga. Mu pea. Anneliis. Ei midagi, kas sa ei näe, et ta haavast tuleb veel? Temaga võib midagi väga tõsist juhtuda ja mida te siis teete? Mida ma tegema peaksin? Ükskõik mida, lihtsalt pane ta haav kinni. Vabandust, aga ma pole kunagi esmaabikoolituse Aga su pea ju... Jah, mu haav tuli lahti ja see pidigi juhtuma. Pidigi juhtuma? Kas see oligi su plaan? See, et esimene plaan läheb valesti ja siis sa teeskid, et sa oled piinades. Täpselt. Nii et sa ei ole tegelikult piinades. Muidugi mu pea valutab kohutavalt, aga ma elan selle üle. Aga kuidas me siit minema saame? Teised nende hulgast näevad ju meid ikkagi. Ma mõtlesin juba sellele. On kõik korras? Jah. Olgu. Pärast kõiki neid aastaid. Kõik, mida oli vaja, oli keegi, kes oleks piisavalt julge ja vapralt midagi teha. Sa oled kasvanud väga tugevaks ja vapraks ja ma olen uhke üle. Aitäh. Tore, et ma vähemalt sulle meeldin sellisele, nagu ma päriselt olen. Grace ütles mulle vaid vastupidist. Aga mis ma ikka temast räägin? Ta pole enam osa minu elust. Nad on läinud! Otsige nad üles! Me peame minema. Me lähme nüüd rahulikult tagasi. Või muidu võid sa mu tütrekesele tada öelda. Ja sina oma elule. Anneliis, te ei pääse siit. Anneliis, on sinuga kõik korras? Aga me peame siit lahkuma. Let the rain wash away all the pain of the yesterday. I know my kingdom awaits. They've forgiven my mistakes. I'm coming home, coming home. Tell the world I'm coming home. Kuidas tal on? Ma arvan, et oleks halvem, kui teised poleks Liinaga õseks siia jäänud. Aga nad on kõik väga mures. See on hea, et nad praegu üksteisele toeks alla saavad. Ja kuningas, palun tulge minuga. Te peate seda nägema.
the slightest chance of changing the path in which our world is taking slow. It makes sense that the smallest little voice can make the loudest noise. And if they try to tell me my own fate, I'll turn it around, won't hesitate. What's the point of tomorrow if it's a future missing you? Bring it on, cause I'm just gonna grow up in the battle A. Gonna let the darkness keep on burning my fire. Ain't nobody gonna stop me. I gotta stop this nightmare, because I'm dreaming of my future. Past, future, present is the world that we live in. I ain't scared of my past, because tomorrow keeps approaching fast. I'm screaming out from my pride. I need you to wipe away your tears. The time has come to face our fears. To know I'm never falling down, I'll keep on sailing. Now this is my destiny. defy the world to make you smile. If it keeps you around a while, don't go. I gotta shake off the pain for you and me. May our failures all rest in peace. We'll strike back. Perfection.